Tere päevast! Nüüd, kus lillekimbuga Mare Lillenthal on saabunud, võime alustada 3-päevase võistlusprogrammiga nimega Finaale. Tegu on tõesti kõikide parameetrite järgi võistlusprogrammiga, on žürii istub siin, kohtunikud istuvad saalis laiali, panevad punkte, aga ütleme, meil on ka võistlusprogrammi väline on meie esimene kontsert, ajalooline, tegelikult ei ole ajalooline, et magistrid on ka ennem esinenud, et meil muidu 3 päeva siis kuuleme rakenduskõrghariduse lõpetajaid, aga Motikaga jõudis ka keegi. Aga tänane esimene on siis magistrikontsert ja ma loodan, et siis mõne aasta pärast Finaalel on ka esimesed doktorikontserdid. Aga mis siis ikka, Eesti vanasõna ütleb, et nii palju, kui on rahvast su lõpukontserdil, on sul pärast ka igal sinu kontserdil. Palun lavale Kadri Allikmäe. Aitäh, mina olen Kadri, tere tulemast minu kontserdile Torupillikirjad. Ma kirjutasin magistritöö teemal Mustrid Torupilli Jussi muusikas ja Juhan Maakeri pillimängu variatsioonid. Ja üldse selle 3 aasta jooksul ma olen hästi palju mänginud sellist vanemat torupillimuusikat. Torupillimuusika ongi vanem muusika. Aga tänu sellele ma olen mõistnud, et tegelikult selline motiivilisus ja vabavormilisus on paljude kunagiste pillimängijate pillimängus olemas.
ja seetõttu on ka minu kontserti selline nimi, sest minu jaoks moodustuvad torupilli mustritest tegelikult sarnased kirjad nagu vöökirjadest. Ja nüüd ma mängin tegelikult, esimene lugu oli siis Andres Metsniidult Muhumaalt, mängin ühe Andres Metsniidu loo veel, kutsun ka tantsijad siia, aga enne seda ma loen teile ühe väikse tükikese ajakirjast Kultuur ja elu aastast 1973. Tegemist on August Pulsti mälestustega. Sellest, kuidas ta läks rängataati otsima, ehk siis Andres Metsniitu. Luupi oleks vaja. Nii, kuna siis August Pulsti juhatas Pauli Villem, siis nüüd tuleb juttu sellest, kuidas Pauli Villem teda edasi juhatas. Nii, sammunud Pauli Villemi juhatuse järgi tubli versta või kilomeetri poolteist läbi Lehtpuumetsa võra olingi otsitava rängataadi õueväravas väljas. Õlgkatusega elumaja, toetus taguotsaga ilmatu suurele kivile, nagu hauduv kana. Otsitava leidsin õuelt ja meie vahel järgnes lühike, kuid asjalik kahekõne. Kas on ikka torupillimees ise? Ei ole pillimees. Aga torupilli olete ju ikka mänginud. Enne mängisin. Miks nüüd ei mängi? Pillpuru. Mis pillil viga? Magu kuin, augud sees, pilgud katki. Ei hüüa. Kas parandada ei saaks? Ei saa. Olin eitavat vastust arvestanud ja mul oli selleks puhuks rohtu kaasas. Toongi lagedale oma reispassi ja pakun taadile. Taat võtab soru vastu ja vaatleb seda hetkeks silma pilgutamata ja läheb siis tuppa. Jään ootama. Mõne aja pärast tuleb ta välja ja asub katuseräästast sasima. Küsin, mis ta seal teeb? Taat. Otsin roogu, pilgud katki. Peab ära tegema. Selle peale kaob ta jälle tuppa. Kui ta sealt uuesti väljub, on tal veest tilkuv torupill käes, ta puhub tuulekotti täis ja näe, hääl tuleb sisse. Hülgemagu oli paigatud, leotatud ja pilliroost uued piugud hüüdsid herinal. Ja hüüdku nad siis herinal meil kõigil. Ringitants.
Nüüd tuleb minuga mängima minu kaasmagistrant Kelly Weinberg. Mul on hästi hea meel selle üle, et Kelly oli nõus mängima. Mängime koos 1903. aastal Otto Andersoni poolt üles kirjutatud lugu Pruudimarss, see on Vihterpalust, Rannarootsi aladelt, millega ühtlasi nad on rikastanud väga palju Eesti pärimust ja selle üle mul on hästi hea meel, sest seal on ka selliseid minoorsemaid lugusid, mis on minu eriline lemmik. Ja ühtlasi, miks on minu kõrval viiul, torupill ju teatavasti võiks natuke kade olla viiuli peale, sest 19. sajandil juhtus selline kurb lugu, et viiul võttis justkui torupilli rolli üle pulmas ja siis torupill jäi nagu aina rohkem tahaplaanile. Aga teisest küljest on see jälle mõnes mõttes hea, sest et toona ei olnud ju veel neid salvestusaparaate, et viiuli lugudes on palju salvestunud torupilli lugusid, nii et need on üles kirjutatud, et tänases päevas saame neid mängida. Jah.
Kelly Weinberg. Aitäh! Miks ma enne seda lugu ei rääkinud, sellepärast et see oli kõige riskantsem väljakutse, pigem nagu teaduskatse, ma ütleks, sellepärast et minu uurimistöö oli uurida Torupilli Jussi ja kes ei tea, siis tema mängis vabavormiliselt. Ehk siis ükski osa minu töö mõttes siis motiivikimp ei olnud peaaegu ühe pikkusega. Mõnel korral nad olid näiteks 4-motiivilised, aga mõnikord olid 2-motiivilised, mõnikord 8-motiivilised, mõnikord 5 või 3, kuidas kunagi, Pillimees ise vaatas. Et siis ma praegu ka ise vaatasin. Ja see oli tegelikult mitte Torupilli Jussi lugu, vaid see oli tema motiividest kokku pandud minu lugu. Vaat nii. Maailma esmaettekanne. Nüüd tuleb minu kõrvale Heleri ja me mängime ühe rahvakoraali ja võib-olla te olete mõelnud, et miks mul küll sellised imelikud riided seljas on täna, et mitte lihtsalt pidu pärast, vaid need on täitsa erilised riided kohe. Väga tänan Haldi Ellamit, kes oma TÜFKA lõputöö raames need riided tegi. Ma ei tea, kas sa oled siin praegu? Aplaus talle. Ma saan aru, et need on alates lambast on teada, et kus see asi pärit on, et kindel lammas, kindel lõim, kindel kuduja, kõik on vist nii õnneks. Et see kleit ei saa öelda vist, kuub on valmistatud siis Siksele matuse ühe leiu põhjal umbes 12-13 sajand. Eesti naine võis selline välja näha. Nii et mina usun sellesse, et toona meil veel oli enda oma usk, meil oli veel see, mis meie jaoks oli päriselt püha, mis oli meie püha, mitte kuskilt väljastunud püha, aga mis oli meie enda püha. Ja mina tunnen, et kuna Torupill oli aastasadu meie üks ainuke tantsupill ja samas ka selline justkui nagu identiteedi kandja, siis Torupill on äkki üks võimalus, millega tänapäeval uuesti oma elu
omal moel pühaks teha. Ma tahan jättama sind kaval ilma ma ei armasta taha. Sind sinu patuga, hea elu on siin taevas, seejärel igatsen. Maa poole teeb seal vaevas, kui õigus ma siin teen.
Kääri Kõrvemaa. Nüüd kutsun enda juurde Koidu, kes oli samuti minu kaasmagistrant, aga tema oli nii tubli, tema lõpetas juba eelmisel aastal. Ja Koidu kohta võiks öelda seda, et ta on olnud üks minu kõige lähedasemaid teekaaslaseid kogu selle magistri õpingute jooksul. Et Koidu on olnud selline inimene, kellega me koos tegime ka duot Kadri ja Koidu, kes ei ole veel kuulanud, siis kindlasti otsige meid üles isegi Spotify'st. Või kutsuge meid oma sünnipäevale või juubelile mängima. Oleme nii mõnelgi käinud. Ja tõesti läheb väga hing, eriti vanemale generatsioonile, kellel on vanaemad, emad. Ja see lugu, mida me mängime, algas tegelikult, see on üks minu heliloomingu praktika tulemusi, et võtsin lihtsalt mõned lood ette ja esimene, mis mul hakkas peas kummitama, on selline lihtne looke, nagu Minoorne labajal, kõik ju teavad seda. Ja siis ma tundsin, et kuidagi lihtsalt lihtne ja mõnus mängida, aga ma hakkasin sellega siis nii-öelda edasi mängima ja muutsin selle loo enda looks. Nii et see, mis te kuulete siin, ongi siis nii-öelda motiivipõhine torupillipärane seade akordionile ja torupillile.
Koidu Ahk. Et ei tasu ka liiga minoorseks minna, on ju, oma elus. Tuleb leida oma labajalg. Ja nüüd ma kutsun lavale viimaseks looks Merili ja Heleri, kes on olnud minu toredad kaastorupillimängijad. Aga eelneb veel väike selline kuuldemäng. Nüüd on jälle 73. aasta Kultuur ja elu, teine peatükk. See räägib Torupilli Jussist, kuna järgmine lugu on Torupilli Jussi 13., 30., 43. loo seade. Miks sellised numbrid, kes ei tea, arhiivis pandi. Tegelikult on üks ja sama lugu, aga kuna ei teata, mis nimi käib kokku, mis looga, siis need on nummerdatud. Aga ta iga kord mängib neid erinevalt ja sellest tegelikult kogu minu magistritöö räägibki. Võite siis tulla kaitsmisele või lugeda pärast. Nii, aga nüüd veel August Pulsti mälestusi sellest, kuidas ta kutsus Jussi muuseumi tuuridele mängima, nii-öelda ringkäikudele. Ja siis, kuna Jussil endal võib-olla arvati, et ei vasta kirjale või midagi sellist, siis saadeti käskjala kaudu nii-öelda, kellegi teisele saadeti kiri. Ja siis lõpuks Jussi jõudis Tallinnasse nii. Ja siis Pulst kirjeldab. Töötasin kaaslastega muuseumi kantseleis Kadrioru lossis, kui uksest astus sisse lüheldane tüsemees, lai rõõmus nägu ees ja ütles: tere, siin ma nüüd ole! Küsisin, miks kirja ei saatnud? Me ootasime kirja. Juss. Egas ma võin mette hiljaks jääda, pidu peale ja Jussi polegi. Juss oli siis 77 aastat vana. Vastan. Aga mis me siis nüüd teeme? Peoks on veel paar nädalat aega. Aga hea küll. Tantsijad, vanemad inimesed harjutavad vilepilli, parmupilli ja kandlesaatel. Katsume, kas nad siis torupilli järgi ka oskavad tantsida? Just sõnab rõõmsalt. Eige jah, aga siis temmame nendel kuraditel jalad peest välja. Vabandust.
Heler ja Merili. Ja ühtlasi soovisin tänada oma juhendajat Kätlin Mägi. Lilled, palun! Ühtlasi tänan ka oma teist juhendajat, magistritöö kirjaliku osa juhendajat Krista Sildoja, kes saab oma lillekimbu hiljem. Tema vaatab meid täna sealt. Lehvitame talle. Tõesti suur aitäh teile selle kontserti eest. Finaale jätkub veel, väga ilusaid kontserte tuleb. Et loodan, et saate ilusa kogemuse. Ma tänan kõiki oma õppejõude, kõiki oma teekaaslasi, kõiki oma koolikaaslaseid, kõiki tänaseid panustajaid, et kõik need lood ära õppisite ja minuga koos neid tegite. Tõesti imeline ülikool ja suur aitäh kõigile, kes on olnud osalised. Ja minu vanemad loomulikult, tänu neile ma olen siin. Aitäh! Ja loomulikult kogu Soundi tiim, Sinan, Marko, Ando, Sigrid, Mattias, kas ma jätsin kellegi mainita? Neile ka suur aplaus, palun.